tulemast Viru Folgile, mis sel aastal üritab Soome 100. juubelit ja kus salvestatakse muuhulgas ka Soome 100. sünnipäevale pühendatud vestlusring 100 toos. Ja seekord on meil hea meel võõrustada Soome muusikut ja muusikaõpetajat Tadu Viidala ja Mari Kalkun ansamblist Runoran või tegelikult Mari Kalkun ja Runoran ongi see koosseis, mille pärast Tadu Viidala Viru Folgil taas on. Tere tulemast! Tere! Tadu, sa oled õppinud eesti keelt nüüd ainult selle jaoks, et Viru Folgile tulla ja öelda tere tulemast või? Ei ole, no ja ainult 2 aasta ja eesti keelt õppinud. 2 aastat? 2 aastat, jah. Aga ja muidugi ma proovin eesti keeleks ka rääkida, aga kui see on mulle natuke veel liiga raske, ma rääkin ka soome keeles. Ma usun, et me saame hakkama, sellepärast et meil on võimalik ju seda vestlust tõlkida nii eesti keelde kui soome keelde, põhikeel ikkagi eesti keel. Mina olen Soome 100 portaali toimetaja Piret Kooli. Tere tulemast! Tadu, räägi, kuidas moodi sa eesti keele selgeks õppisid. Siin on väike lugu taga ja see on seotud Mariga. Ja, nii siis me mängime koos siis ansambli Runorani ja umbes 3 aastat tagasi, ka ei mäleta õige, kas ma mäleta õige, see meie plaadiesitluskontsert Tallinnas aastal 2014. 2015, vabandust, nii ma tahaks, et ma saan meie kontsertil ka eesti keeles rääkida. Aga see oli saladus, et Mari ei teadnud, et ma rääkin ka eesti keeles natuke. Ilmselt sa hakkasid õppima seda keelt siis juba 2014, ma arvan. Jaa, võib-olla. Selleks, et rääkida seda hiljem. Ja okei, normaalisti meidän keikalla on yksi semmoinen hetki, kun Mari virittää kanteleen. Ja siinä kestää ehkä hetken aikaa, minuutti tai 2. Vähintään yksi. Ehk et tavaliselt on nende kontsertil selline hetk, kus umbes 2-3 minutit võib olla. Peab Mari oma kannet täiesti uuesti häälestama ja sellepärast on Tadul alati selline kohustus, et ta peab spiikidega või publiku pärast siis kõnelema. Ja enamasti teeb ta seda inglise keeles, kui välismaal ollakse või Soomes, siis soome keeles. Seekord oli kontsert Eestis ja Mari hakkas kannelt häälestama. Ja ma tahaks eesti keelest rääkida. Just. Ja spiiki teha. Aga kuidas see läks? See oligi, tegelikult oli see Mari Kalkun ja Runorun esimese albumi esimene kontsert, esitluskontsert Tallinnas Kloostri aidas ja siis oligi niimoodi, et hakkasime muudkui mängima oma kava ja siis ühtäkki keset kontserti, kui on Tadu see jutukoht, siis Tadu teeb suu lahti ja hakkab rääkima sulaselgelt eesti keelt. Et see oli selline tore. No ütleme väga suur üllatus ja ma olen ainult natuke närvis. Ja pärast seda loomulikult, pärast seda esimest korda siis me olemegi kasutanud seda Eestis sellise tõmbenumbrina, et keset kontserti Tadu hakkab eesti keelt ootamatult rääkima, sest et tulge kontserdile õhtul, siis te saate teada, et see on nagu see on natuke teistmoodi, kui eestlane räägib ja kuidagi mingid sõnarõhud ja see on nagu hästi tore ja samas natuke naljakas ka. Mari, ütle palun, kas sa tol kontserdil suutsid lõpuks kandlega häälestada või jäidki üllatusest vaatama, kuidas Tadu eesti keelt räägib? No eks ma alguses ikka vaatasin üllatusest, suu ammuli, aga lõpuks ikka sain häälda ka. Professionaalsus sai võitu. Professionaalsus ikka eelkõige. Tadu, sa oled Kuopios muusikaõpetaja ja sinu õpilasteks on noored vanuses 13–16, umbes 7.–9. klass.
Ja sa oled selline muusikaõpetaja, kes hoolimata kahekordsest kõrgharidusest, mille sa oled omandanud soome keeles, muuhulgas ka Sibeliuse akadeemias, oled otsustanud eesti keeles muusikat õpetada. Miks sa seda teed? No meillä Suomessa koulujen opetussuunnitelmissa sanotaan, että täytyy tehdä asioita myös muilla kielillä kuin suomeksi. Ehk et Soome õpetuskavas soovitatakse kasutada ka teisi keeli peale. Aga Suomessa normaaliselt loomulikult se on ruotsi keeles ja inglise keeles. Ja mä tahaks ka eesti keeles, liivi keeles, latja keeles, venäjä keeles midagi teha. Saame keeles jah, küll midagi teha, sest et Soomes soome keel ja ruotsi keel ja inglise keel, nad eivät ole ainut nad keelet. Et sä voit niidega tai nendega mängida ja laulmaa. Keel kui selline, olles ise muusikaõpetajana laulnud soome lastele eesti keeles, tajusin ma ühel hetkel, et see ei olegi kellegi teise jaoks probleem, sest vabandust väljenduse eest, nii nagu ka loomaga rääkides ei loe mitte see, mida sa ütled, vaid kuidas sa seda teed. Sama inimestega. Ongi, eks ole? Kuidas sa rääkisid mingitest protsentidest hommikul, kui me valmistusime? Tutkimusten mukaan ihmisten välisestä viestinnästä aina 7% on sanoja, eli 93% on kaikkea muuta. Joten jos vaihdetaan 7%, eli ne sanat vieraaseen kieleen, niin silti jää se sama 93%, joka on kehon kieli ja tunteet ja tunnelmat ja äänenpainot ja se ikään kuin minkälaisella melodialla puhut ja laulat ja muuta tällaista. Eli periaatteessa pelkästään sanojen vaihtaminen ei ole vielä niin iso juttu. Testataan. Kui palju publikust aru said, mida Tatu rääkis praegu? Kas eesti keelt kõnelevad, emakeelena kõnelevad, saite aru intonatsioonist või millest täpselt? Läks täppi see 93%, eks ole? Ehk et uskumatu, me pöörame sõnadele nii palju tähelepanu, aga tegelikult loeb hoopis miski muu. Jaa, aga se on ainult se 7%. 93% on kaikkea muuta ihmeellistä. Puhutaan Runoronista. Se teie ansambel on rahvusvaheline koostöö mitmes mõttes. Mis keeles te ansamblis räägite? Milline on teie töökeel? Meie töökeel on tegelikult päris suures osas on inglise keel, on soome keel ja on eesti keel. Selles mõttes, et Taduga me saame rääkida eesti keeles, Maia ja Taduga me saame rääkida soome keeles ja Nathaniga saab, ütleme, kõige kiiremini saab suhelda inglise keeles, kuna Nathan on Austraaliast pärit. Aga tegelikult Nathan saab ka soome keelest suurem osa aru, aga ta ise eriti ei räägi soome keelt, et Nathani tõttu pigem see töökeel vist on meil inglise keel või näiteks me vahetame palju e-maile, et siis teadagi eestlasele juba soome keele rääkimine võib olla küll üsna lihtne, aga kirjutamine on keeruline. Samad sõnad. Kirjutamine on keeruline ja selle tõttu paraku jah, meil töökeel on inglise keel, näiteks e-maile vahetades. Aga sina, Mari, oled see, kes on ansambli ju kokku kutsunud ja need valikud teinud Sibeliuse akadeemias õppides. Te olite mõlemad koos samal ajal Sibeliuses. Kuidas moodi sa valisid endale bändikaaslased? Miks sa siis ei mõelnud kohe, et oleks lihtne üks töökeel ja nii? Mille järgi sa seda olid? See töökeel ei ole küll kõige tähtsam asi, et kõige tähtsam on ikkagi see muusika, mida me teeme. Ja lasid ette mängida? Ei, mitte päris niimoodi, aga tegelikult ikkagi kõige esimesena ma hakkasingi muusikat tegema koos Nathaniga. Nii et meist kahest nagu sai see alguse ja tema oli ka äsja tulnud Helsingisse, nagu mina olin tulnud Tallinnast muusikaakadeemiast vahetusse, Sibeliuse akadeemiasse. Nathan oli kolinud siis ringiga Aafrika ja Inglismaa
kaudu siis Soome elama ja õppima. Ja siis tema jäi mulle silma kui väga-väga andekas kontrabassimängija. Ja alguses ma pidingi tulema ainult pooleks aastaks Sibeliuse Akadeemiasse. Aga kuidagi juhtus niimoodi, et ma olin kokku seal 1,5 aastat vahetuses. ja loomulikult 1,5 aastat ongi tegelikult liiga lühike aeg, et 1,5 aastaga sa alles õpid inimesi tundma ja eks mulle siis juba hakkasin nagu välja vaatama, et kes minu jaoks on sellised kõige ägedamad muusikud, kellega oleks tore koos mängida. Sest et mul oli just selline mõte, et ma tahaks proovida interpreteerida Eesti ja Võru pärimusmuusikat, aga natukene, ütleme nii, et Eesti folkmuusika maastik on ikkagi piiratud, et inimesi on vähe, on ju. Et kui ma läksin Soome, siis mind hämmastaski see, et inimeste hulk, nagu, kes näiteks õpivad seal pärimusmuusikat, et esimene väljasõit oligi, et terve suur bussitäis inimesi tuli kokku ja sõitis siis kontserdile. Et see on niivõrd palju suurem, et see valik on ka niivõrd palju suurem ja niivõrd palju rohkem erinevaid stiile ja nägemusi kohtasin seal. Et eks ta niimoodi seal Soomes, Helsingis koha peal olles ja elades ja õppides ja isiklike suhete kaudu, et niimoodi see ansambel Runorum seal tekkis. Kuidas moodi rahvusvahelises ansamblis suhted ja kultuurid segunevad? Kuidas te hakkama saate? Soomlased on ju aeglased ja külmad ja nad ei jõua võib-olla alati kohale ja pigem on meil ikka Austraaliad. Ja Käsmu ei ole austraallane jõudnudki. Meil on praegu hea taga rääkida. Kuna seda ennast siin ei ole. Ma saan aru, et nali hoiab teid ka koos. Nali on väga tähtis, et see oli esimesest hetkest selge, et tegelikult jah, alates esimesest kontserdist, mis Runorum andis, oli selge, et meid seob mingisugune ühesugune nagu huumoritaju ja Nathanil on samuti väga hea huumorisoon. Tadul on selline muhe ja rahustav selline olemine. Ja Maia on tegelikult, ma arvan, ikkagi väga särtsakas muusikuna ja inimesena ka, et mind tegelikult see temperamentide teema nagu, see on väga palju ikkagi stereotüüpides minu meelest kinni, sellepärast, et mina ise olen Lõuna-Eestist ja ma tunnen, et ma olen ikkagi võrdlemisi temperamentne ja näiteks Maia puhul ma tunnen ka, et ta on üsna temperamentne. Ta on Lõuna-Soomest. Jah, ta on Lõuna-Soomest, täpselt. Et selle aeglase üle ei saa küll kurta. Tadu, kuidas sa Mari iseloomustad? Milline kolleeg ta on? Mitenköhän sen sanois? Mä etsin nyt ehkä vähän niitä suomen kielen sanojakin, mutta jotenkin semmoinen niin kuin, no itse asiassa nyt tuli estikieleskaan huvittava. Siis siinä mielessä niin kuin kiinnostava, että ne ajatukset ja se miten näkee asiat ja visiot ja kaikki kokemukset ja muut tällaiset, että se on todella kiinnostavaa tehdä niin kuin tämänlaisen ihmisen kanssa töitä. Toki niin kuin taiteellisesti ajatellen on lahjakas ja on mukava ääni ja mielelläni kuuntelen ja teen töitä ja muuta tällaista, mutta mä niin kuin opin samalla paljon kuitenkin kaikesta. Siis viron kielestä, kulttuurista, Viron kansanlauluista, perinteistä ja toki sitten ihan niin, vaikkapa nyt Viron ja Suomen historioista ja muista tällaisista asioista. Että miellyttävä työkaveri. Kas me tõlgime ka? Kõneleme siia vahele. Ühesõnaga, Tadu iseloomustas Marit kui huvitav, ma julgen öelda, köitev
Jah. Ka selles mõttes, et läbi niisuguse rahvusvahelise koostöö ja teie ühistöö saab õppida tundma nii teist maad kui kultuuri, teist rahvust ja samas ka midagi ühist luua, eks ole. Pluss see, et te toote ju erinevat kohalikku kultuuri tänasest ajast. Sina tänasest Lõuna-Eestist, Võrumaalt ja sina ka Kuopiost nüüd. Ei, ja nüüd, aga ma olen pärit Lääne-Soomest. Helsingi inimene. Ei ole, ma olen Seinäjoelt. Jah, aga mul ei ole Pusnuga kaasas nüüd. Tangot ei laula sa ka, see on huvitav. Ei laula. Tangomarkkinat on ju see traditsiooniline Soome muusikastiil. Kuidas sinust on saanud siis nüüd folkloori, kuidas see eesti keeles on? Pärimusmuusika, jah. Aitäh. Nii, et mitä mieltä olen esimerkiksi tangosta? Miten susta tuli se, joka kansanmuusikko. Niin. Mistä alkoi sun kansanmuusikin kiinnostus? Mä luulen, että se alkoi siitä, kun mä olin ehkä 10-vuotias. Mullahan en ole musikaalisesta perheestä, en ole soittanut, aina vanhempani eivät soita tai laula muuta kuin harrastuksena. Olin ehkä 10-vuotias, kun mummoni vei ensimmäisen kerran minut Kaustisen kansanmusiikkijuhliin. Ja minulla oli todella tylsää. Muistan vaan, että ruoka oli pahaa ja oli kylmä ja en ymmärtänyt mistään mitään. Ja sitten se asia vähän niin kuin jäi. Ehk Tatu sattus esimest korda rahvamuusika või folkloorifestivalile siis, kui ta oli 10-aastane ja see folkloorifestival oli Kaustise festival ja Tatu mäletab, et tal oli kohutavalt külm ja õudselt igav. Mutta muutama vuosi eteenpäin olinkin yllättäen Kaustisella musiikkilukiossa opiskelemassa ja kohtasin ikään kuin ne festivaalit ja sen tunnelman ja sen musiikin ja sen perinteen uudestaan. Silloin soitin rumpusettiä, en lyömäsoittimia, vaan pop, rock, jazz, musiikkia. Ja kun valmistuin ylioppilaaksi ja lähdin opiskelemaan, niin tuntui, että jotain puuttui. Jotain sellaista, minkä olin kohdannut Kaustisella opiskellessani, jotain jäi puuttumaan. Ja aloin entistä enemmän innostumaan eri kansojen musiikista, maailman musiikista, lyömäsoittimista, kummallisista soittimista. Ja sitä kautta ehkä opiskelujen myötä sain sitten mahdollisuuden tehdä sitä paljon. Jopa niin paljon, että innostuin sitten lähtemään ihan Sibelius Akatemiaan asti. Matka on pitkä, mutta vanhempani eivät soita, isovanhempani eivät soita, mitä en ole musiikkiperheestä. Ehk et Tadu jõudis mõni aasta pärast seda ebameeldivat Kaustise kogemust Kaustisele siiski õppima ja õppis hoopis teist laadi muusikat kui seda pärimusmuusika on, ent läbi nüüd ei tule mul meelde. Inimeste. Tahtsin öelda, et läbi erinevate pillide ja Tadu pill on peamiselt löökristad ja ka siin tundis ta puudus sellest, et tal ei ole trummikomplekti ees, mille taga ta saab istuda rahulikult, siis on Tadu õppinud selgeks või omandanud ka õpetaja ameti Joensuu Jyväskylä ülikoolis ja siis lõpuks jõudnud õppima pärimusmuusikat Sibeliuse Akadeemiasse ja Tadu vanemad, isa on arhitekt ja ema on meditsiinitöötaja või? Ja kas see sihteeri, sekretär, aga jah. Et töötab haiglasüsteemis või meditsiinisüsteemis. Nii et kuidagi ei ole ta mõjutatud sellest, et muusika oleks perekonnas. Kuidas moodi Eestis pärimusmuusikaks saadakse? Selles mõttes, et kas perekond määrab seda, ma ei mõelnud niivõrd kooliteed. No mina olen palju mõelnud selle peale ja minu puhul kindlasti on see perekonna
ma ütleks isegi põlvkondade ülene selline mõjutus on hästi tugev, et minul tuleb see juba vanaemast, kes oli ise õppinud muusik ja koorijuht ja minu vanaema õppis ka põhimõtteliselt omal käel klaveri selgeks. Ja minu ema õppis viiulit, et ema poolt ja just nagu naisliini pidi jookseb väga tugevalt see muusikaline selline tahe nagu teha muusikat või et see kuidagi kasvab kuskilt seest välja niimoodi, et sa lihtsalt pead tegema seda. Ja noh, teine vanaema, isapoolne vanaema ka juttudes ma tean teda selle järgi, et ta laulis kogu aeg. Et kindlasti see mingisugune tahe on kuskilt sealt varasematest põlvkondadest juba, aga loomulikult see, kuidas sa siis seda ise nagu kujundad ja ellu viid, et see on juba teine jutt, et kas sa lähed selle nimel välja sinna maailma või ei lähe. Et mina olen otsustanud minna. No Soome 100. iseseisvuse aastapäeva tähistatakse ja selle sajandi jooksul on väga palju muutunud ka pärimusmuusika suhtumine sellesse. No näiteks 27-8 aastat tagasi oli see hallipäiste habemike muusika enamasti paljudele ja selles mõttes ka omamoodi museaal. Nüüd me istume ise muuseumis ja see on tegelikult ka väga osuva või väga niisugune sobiv, sellepärast et tänases rahvamuusikas on ilusad punased huuled, üldse ei ole sovinistlik praegu. Ja mulle see habe ka on. Ja habe, heledam habe oluliselt, aga on ka glitterit ja on ka täiesti teistsugust mentaliteeti. Kas see on normaalne? See on täiesti normaalne selles mõttes, et pärimusmuusika teise nimega rahvamuusika ongi ja peabki olema rahvamuusika ehk muusika, mis on rahva oma. Ehk siis see, milline on parasjagu rahvas, selline peab olema ka pärimusmuusika. Et need kaks asja on seotud omavahel, et pärimusmuusika ei ole midagi eraldi seisvat praegusest, tänasest päevast, vaid see ongi pidevas suhtes ja suhestumises see, millised on pärimusmuusikud, on see, millised on praegused noored on ju. Ja kuidas nemad näevad maailma on ju, mida nad tahavad öelda. Et minu jaoks alati nagu ongi olnud see kõige suurem väljakutse pärimusmuusika puhul see, et ta oleks kogu aeg seoses nagu tänase päevaga. Ja et ta laulaks kuidagi teemadest, mis on minule olulised, et need suudaksid kõnetada. Et see on väga tähtis. Kas Soome ja Eesti tekstid, rahvalaulude tekstid on sarnased või pigem erinevad? On myös samoja asioita tietenkin, mutta totta kai Suomella ja Virolla on erilainen historia. Esimerkiksi jos nyt otetaan yksi asia, vaikka karkotukset, mitä Virossa on ollut. Kyydittämisestä suomalaisten laule ei ole? Ehkä eri tavalla. Et ihan sellaista samanlaista niin kuin suurta historian tapahtumaa ei kuitenkaan ole, mutta sitten meillä on taas tapahtunut paljon muuta, mistä niitä lauluja on saattanut tehdä. Että kuten esimerkiksi? Millaista näiteks on suomalaiset teinud? Tappelemisesta ja viinajuomisesta. Eestlased ei ole, kas eestlased ei kaklustest ja... Võib-olla mitte nii palju, jah. Et mina küll ei puutu selle uuema rahvalauluga nii palju kokku, et Runorun, Mari Kalkun ja Runoruni looming on just inspireeritud regilaulust, ehk siis soome keeles runolaulust. Et sealt tuleb ka Runoruni nimi niimoodi vihjamisi. Ja tegelikult see regilaulu kultuur on nii Eesti kui Soome muusika alustalaks minu meelest. Kuna see on kõige vanem side nagu selle vana kultuuriga, mis meil on. Ja see tegelikult seob meid mitte ainult Eestit ja Soomet oma vahel väga tihedalt. Et kui me vaatame, siis seal küll need müütilised laulutekstid ja regilaulud on väga sarnased osad, aga samas loomulikult ka erinevad.
et aga et need regilaulud ja Runo laulud seovad meid nagu laiemalt Läänemere soome kultuuriga ja veel laiemalt soome-ugri kultuuriga. Et minu jaoks on see olnud selline hästi põnev asi, mida nagu selle bändi puhul ka oleme nagu katsetanud ja ma olen tunnetanud seda, et ma olen proovinud tegelikult regilaule nagu niimoodi seada ja töödelda neid ka koostöös, näiteks mul oli üks eksperiment koostöös rootslastega, Rootsi muusikutega. Ja ma ei tea, see võib olla minus, võib olla see põhjus, aga mul on tundub, et seal ei tekkinud nagu seda ühist sellist, seal ei ole nagu sellist ühist baasi, ühist arusaamist nagu ja ei tekkinud ka kuidagi seda õiget energiat nende laulude jaoks. Et mulle tundub ikkagi, et see sarnane keel ja see väga tihedalt seotud see pärimusmuusika ruum. Et tänu sellele on see Mari Karpin ja Runor on nagu ka minu jaoks hästi eriline, et meil on nagu selline sama või sarnane lähtekoht. Ja üks, kes on pärit Austraaliast. Aga ta elab Soomes küll. No ta on juba Soome naiste poolt juba ära kodustatud. Kolme Soomes sündinud lapse isa tänaseks päevaks juba, eks ole. Ja tal on ka Sibeliuses juba üht-teist ju Soome mõjutusi tulnud läbi selle. Absoluutselt jah, et kui nüüd niimoodi läbi huumoriprisma nagu, kui me püüdsime nagu sõnastada, mis on kellegi nagu selline tunnus või et kust ta tuleb, et siis Tadu on sündinud Nugapõues, siis Neitsen on sündinud kuldsete liivadel surfilaual ja Maia on ilmselt sündinud kannel käes, sest Maia isa on kandlemeister, et ja mis on sinu osa siis? Minu osa, mina olen sealt Võro mõtsa seest. Lihtsalt. Runo... Minult on hääl. See ongi metsas, saad käia harjutamas, eks. Runo soome keeles tähendab midagi muud kui Runo laul või eksin ma. Runo on luuletus ju. Täitsa õige. Ja eesti keeles on meil Runo ja tähendab hoopis midagi muud. Luuletust igal juhul mitte. See on huvitav, kas te mõtlete ka, et kummas keeles mingi sõna kõlab või kui te oma kava kokku panete näiteks? No ikka on tulnud ette, et mõned laulud, näiteks Jakob tahtse magama, et soome keeles võib tähendada midagi muud, Kas siis tuleb välja vahetada? Et see on natuke siivutu, sa mõtled, et... Võib-olla. Võib-olla, jah. Aga me ei ole vahetanud seda. Ja. Pole tarvis. Kas rahvalaulu või rahvamuusikat peab kuidagi ilustama? Et kui hakkab endal piinlik ja punastab niimoodi lauldes. Jaa. Meie selliseid laule ei laula. No just praegu Jakob tahtse magada. Ei aga selles mõttes, kui laul on eesti keeles, siis ta on eesti keeles ja kui laul on soome keeles, siis ta on soome keeles ja loodame nagu publiku intelligentsusele ikka. Ja kui seal on mingi nali kellegi jaoks sees, siis seda parem. Mari, ütle mulle, mis on sinu jaoks soome rahvamuusikas erilist? Miks sa tahtsid just sinna minna õppima? Sibeliusest, ma eeldan, et seal oli ka mingi suurem soome taust, mitte ainult Sibeliuse akadeemia sära. No see on muidugi pikem lugu. No natukene on meil Mul oli niimoodi, et kui ma olin läinud Tallinna õppima muusika- ja teatriakadeemia ja Viljandi Kultuuriakadeemia sinna ühisesse magistratuuri, siis ma teadsin kindlasti, et väga hea oleks minna vahetusse, et Eestist ma sain nagu väga hea sellise traditsioonilise laulu põhja. Minu õpetaja oli Jaanika Oras, tohutult võimas ja vägev regilaulude tundja ja temalt ma õppisin hästi palju nagu just selle traditsioonilise laulu kohta. Aga
põhimõtteliselt oli ju võimalik ükskõik kuhu minna vahetusse, terve Euroopa või kasvõi kuhugi kaugemale, aga see on tegelikult huvitav valik tagantjärele, et minna hoopis Soome, mis on ju nii lähedal. Aga miks ma seda tegin, oligi esiteks sellepärast, et ma tundsin, et kuigi soomlased on meie naabrid, siis ometigi me arvame, et me nagu teame, et mis on Soome ja mis on soomlane, aga tegelikult me ei tea. Enne kui me ei ole läinud ja elanud seal ise ja kogenud seda kultuuri. Et üks asi on käia turistina niimoodi paar päeva ja teine asi on elada selles kultuuris. Et see oli nagu üks põhjus, et ma tahtsin rohkem õppida nagu tundma Soomet ja soomlasi. Mis oli see esimene vau-elamus sinu jaoks või ahaa-üllatus? Esimene vau-elamus, seda ma mäletan väga hästi. Oli see, kui ma olin jõudnud Helsingisse ja mul oli ka õppimise jaoks stipendium, mis tähendas, et ma ei pidanud muretsema selle pärast, kuidas ma hakkama saan kogu aeg. Ja ma sain keskenduda nagu muusikale ja kuigi ma teadsin, et Helsingi on Soome pealinn, siis hoolimata sellest mul oli selline tunne, nagu ma oleks jõudnud Muumimaale. Ja sellepärast, et kõik kuidagi oli nii rahulik, selline heas mõttes nagu aeglane, et kuidagi Tallinnas elades ma tundsin, kogu aeg on selline nagu tamp peal ja kogu aeg pead vaatama, kuidas hakkama saad ja kas ikka jääd pinnale ja kogu aeg selline rabelemine kuidagi ja hüppad ühest kohast teise ja siis oli tõeline kontrast oli nagu elada Tallinnas ja elada Helsingis. Et see loomulikult ei ole ainult riigist, aga väga suur osa sellest oli just see Soome või Helsingisse minek. Et seal ma nagu tundsin, et ma saan rahulikult olla ja rahulikult keskenduda. Et see oli minu jaoks nagu väga positiivne selline uus tunne. Mis sinu jaoks oli või oli selleks hetkeks, kui sa sinna läksid ja Soomet kogema hakkasid alles, mis oli selleks hetkeks sulle Soomet iseloomustav laul? Kas rahvamuusikast või sellist ühte laulu kindlasti ei ole, et ma alguses üldse puutusin tegelikult kokku Soome alternatiivmuusika maastikuga. Näiteks selliste artistidega nagu Pekko Käppi oli tol ajal veel alternatiivmuusika maastiku esindaja. Siis oli Sami Kukka, siis mulle väga meeldis Joose Keskitalu muusika. Just sellised laulukirjutajad, väga terava sotsiaalse närviga, sellised tundlikud tüübid. Et mina nagu olin nendega kokku puutunud, aga Soome pärimusmuusikast ma teadsin üsna vähe tegelikult, et ma teadsin loomulikult Kimmo Pohjoneni, kes siin täna ka esineb, üles astub ja kellelt mul hiljem õnnestus ka tunde võtta. Teadsin Värtinat ja veel üht koma teist, aga ma teadsin loomulikult Sibelius Akadeemiast ja ma tahtsin minna Sibelius Akadeemiasse sellepärast, et ma teadsin, et seal on teistsugune lähenemine pärimusmuusikale, seal on rohkem vabadust, rohkem improvisatsiooni, et pööratakse nagu suuremat rõhku sellele ja tahtsin teada, et mis see siis ikkagi on ja kuidas seda tehakse seal. Kas sa oskad öelda, milline on Soomet iseloomustav helistik? Millises meloodias hakkaks Soome kõlama? Seda peab võib-olla pigem Tadu käest küsima. Jah. Mikä on se sointu? D-molli. Selles mõttes olen ma sinuga täiesti nõus, ka mulle tundub, et ta on natukene niisugune, seal on igatsust ja samas lootust ja ootust. Miks sulle D-moll? See ei ole ju nii rõhuv. Soome on väga ilus maa. Teil on kaljud ja nii. Meil ei ole. Ehkä suomalainen tämmöinen sielumaisema on kuitenkin vähän mollivoittoinen. Tai semmoinen ehkä vähän alakuloinen, ehkä vähän semmoinen on pimeä ja on kylmää, mutta kuitenkin ehkä tämä D-molli nyt vaikkapa sen takia, että se on kuitenkin semmoinen toiveikas ja
hieman iloinen sointu ja näin poispäin, että ei olla aivan epätoivoisia kuitenkaan. Ehkä D-moll on Soomet iseloomustav helistik, kuna on nukrus, aga samas on võimalus minna helgemaks ja hoolimata sellest, et on pime ja rõhuv, siis on ka kogu aeg päike ja murakad, eks ole, teil on polaarpäev. Jah. Eks ju. Oled sa nõus sellega, Mari? Mitte polaarpäevaga, vaid D-molliga? Võib-olla D-moll miksolüüdia Võib-olla. oleks nagu selline rahvamuusika. Milline see on? Kui sa peaksid seda praegu laulma või andma? See ongi selline, mis läheb lõpus nagu korraks natuke helgemaks. Jah. See tüüpiline Soome rahvamuusikat iseloomustav. Ei? Ma pakun D-moll miksolüüdia, aga see on muidugi selline, ma arvan, et Soome rahvamuusika on ka suur ja lai, et selle alla läheb juba Karjala, mis on omakorda ju täiesti teistsugune muusikakultuur, et Soome on suur. Ja esimerkiksi Itä-Suomessa ja Länsi-Suomessa on hyvin erilaiset tämmöiset niin kuin perinne musiikkikulttuurit, että jos esimerkiksi Länsi-Suomesta, missä itse olen kotoisin, niin siellä on paljon iloisempaa ja duurivoittoisempaa, koska Ruotsin vaikutteet tulevat Länsi-Suomeen enemmän ja sitten taas Itä-Suomessa on saattanut olla enemmän itkuvirsiä ja mollia ja muuta tällaista, mitkä taas sitten saattavat olla enemmän Venäjän puolelta. Että ei ole ehkä sellaista yhtä edes sitä D-mollia, mikä nyt kuvaisi suomalaista jotenkin mielenmaisemaa tai musiikkia hyvin, että siellä on hyvin monenlaista erilaista kulttuuria riippuen vähän siitä, missä päin Suomea ollaan. Ehk et taaskord me anname sellele asjale nime, aga lisame sinna taha terve rea erinevaid sõnu ja väljendeid, mis lisavad sinna ei rohkem ega vähem kui kogu paleti, et mitte öelda vikerkaare värvid kõik, eks. Kui sa Sibeliusest lõpuks Eestisse tagasi tulid, mis sa kaasa tõid? Ma arvan, et ma tõin kaasa esiteks muusikalise bagasi. Neid kogemusi, mida ma olin seal 1,5 aasta jooksul omandanud. Ja tegelikult, mis veel tähtsam, ma sain tohutul hulgal sõpru selle aja jooksul. See oli piisavalt pikka aega, et õppida inimesi tundma ja leida sealt sõpru endale. Ja ma pean ütlema, et väga paljude sõpradega me suhtleme siiamaani. Paljud neist on loomulikult muusikud. Et käisime just siin eelmine suvi Kesk-Soomes ühtede sõprade pulmades. Käisin Tadu ja Tiina pulmas ja need on tõesti olnud äärmiselt liigutavad, et need sõprussuhted, mis on tekkinud, et need kuidagi kestavad. Et need ei ole sellised pealispindsed teretasandi tutvused, vaid et need on päriselt, sa oledki kohtunud inimesega muusikas ja elus ja need sõprussuhted kestavad. Ja tegelikult siin ma mõtlen tagasi ka oma isa peale, et minu suhe Soomega saigi alguse minu isast, sest et minu isa oli Eesti-Soome sõprade seltsi asutaja, mis tähendas ka seda, et me käisime juba väiksest saati palju Soomes ja ta kutsus Võrumaale külla tohutul hulgal Soome sõpru, tiris kohale sinna. Need iga suvi oli meil nagu Soome saatkond Lõuna-Eestis, nii et sealt võib-olla juba, ma arvan, et ikkagi kõige tähtsamad asjad me saame nagu lapsepõlvest kaasa. Ja see on üks asi, mida mina olen kaasa saanud, see soome keele kõla. Ma olen seda lapsepõlvest saati kuulnud ja see sõprus tundub kuidagi soomlaste ja eestlaste vahel hästi selline loomulik ja omane. Ma kuulsin ka, et sinu isa, keda sa just mainisid, ajakirjanik Mati Kalk, on, sinu onu ja Tadu vanaisa.
on niimoodi kokku puutunud, ilma et teie seda oleks teadnud, see tuli kunagi aastaid hiljem teie jaoks välja. Et teie jaoks eelmine põlvkond on teie jaoks eelmises elus juba suhteid arendanud. Ja yksi mainitsit siitä, että kävit meidän häissä noin 1,5 vuotta sitten ja minun isoisäni on vielä hengissä ja oli jotenkin todella hienoa, koska me emme siis todellakaan tienneet siitä, että esimerkiksi isäsi ja minun isoisäni ovat olleet ystäviä jo aikaisemmin ja jossain kohtaa sain vaan kuulla, että oliko se Marin isä Matti nimeltään? Taitaa se olla. Ja entäs se Eno? Että mehän tunnetaan ne. Ja jotenkin muistan, totta kai omissa häissä on paljon hienoja hetkiä, mutta yksi hetki on se, kun Mari ja minun isoisä tapasivat. Se jäi jotenkin silleen aika syvälle tuonne mieleen. Mutta tällaista tämä on. Ehkä näitä, jos puhutaan näistä, että ollaan kuitenkin eri kansaa ja eri kulttuuria, niin ehkä tässä jo aikaisemmatkin sukupolvet ovat osoittaneet, että aika hyvin tullaan toimeen. Et on osattu leipää varemkin noaga lõigata, pole nööri vaja läinud, ehk et Mari ja Tadu vanemate või eelkäijate ühine tutvus tuli ilmseks siis Tadu pulmas, kuhu Mari oli külalisena sõbrana kutsutud ja Tadu meenutab seda kui ühte puudutavat hetke, mis pulmas oli, et pulmas on palju sellist emotsionaalset, tuntelist hetke. Ja siis korraga selgub, et on sellel suhtel ajalugu. Kas teie sõprus muutus pärast seda? Muutus midagi teie läbikäimises? Seda ma ei oska öelda, aga Tadu on alati olnud selline äärmiselt usaldusväärne, selline kindel nagu kalju, kellele võib alati loota. Et ma mäletan ühte seika Helsingis, kui meil oli ükskord kontsert ja siis mul oli ööbimine planeeritud ühte kuhugi Malmi linnaossa ja ma teadsin, et ma pean saama kuskilt sellele võtmega, see oli üsna hägune ühesõnaga, et kuidas ma sinna täpselt kohale jõuan ja see oli novembrikuus ja oli lumesadu ja siis mina jäin muidugi hilja peale, sest et mul oli veel sõpradega vaja kokku saada enne kui ma seda ööbimiskohta lähen otsima. Ja siis kui ma sinna kohale jõudsin, siis ma muidugi ei suutnud seda võtit sellest õigest kohast üles leida või seda õiget kohta ja jäin, kell oli 1 öösel ja ma olin kuskil Malmi linnaosas. Mul ei olnud aimugi, kus ma öö veedan. Ja siis ma hakkasin järjest bändikaaslasi läbi helistama ja kõigil olid telefonid väljas on ju. Ja mõtlesin, et okei, no nii. Ja siis helistasin Tadule ja Tadu muidugi magas, aga siiski nagu tal oli telefon sees, ta võttis telefoni vastu ja siis mul ei olnud seda GPS-i ka tollel ajal ja siis ta juhendas mind umbes 40 minutit läbi linna, nagu tema oli minu GPS niimoodi rahuliku häälega. Ja pööra vasakule. Pööra vasakule. Siin nüüd keera. Aga kas sa näed seda silti? Sealt keera vasakule. Ja siis minu nagu selline paanika sai nagu täielikult leevendatud ja sain öömaja õnneks siis Tadu juures. Et järgmine kord lähen kohe sinna. Mis soomlast vihastab? Oled sa seda kogenud? Soomlase viha? Ma ei pea nüüd vist Tadu konkreetselt silmas. Või kas oskad sina öelda, mis soomlast vihastab? Äkki seletada paremini. Oled sa näinud mõnd vihast soomlast? Sul on muidugi buss vöö vahel kogu aeg. Ei ole. Viime aikoina ehkä valitettavasti erilaisuus on ollut semmoinen, mikä vähän aiheuttaa ongelmia ja se, että erimeelsused erinevuste pärast siis.
ja se, että on erilaisia tapoja, erilaisia näkemyksiä ja erilaisia kulttuureita, niin ehkä se semmoinen ymmärrys toisia tapoja, toisia kulttuureita, toisia ihmisiä kohtaan viime aikana on ollut vähän hakusessa kuitenkin. Että ehkä jotenkin sitä kautta voi olla, että viime aikoina on ehkä valitettavasti joutunut vähän todistamaan niitä suomalaisten pimeitäkin puolia. Mutta tehdään se yhdessä vähän paremmaksi. Kas on võimalik kuidagi läbi pärimusmuusika seda parandada? Toivottavasti. Eihän se tietenkään niin kuin itsestään selvää ole, että musiikilla pystyisi parantamaan maailmaa, mutta toivotaan. Ehkä se, että lauletaan niistä asioista ja niistä virheistä myöskin, mitä ollaan tehty, että niitä ei tarvitsisi tehdä uudestaan. Otetaan opiksi, kerrotaan samalla tavalla tarinoita eteenpäin, kun omat vanhemmat kertovat lapsille tai isovanhemmat kertovat lapsille. Lugude rääkimise kaudu oleks võimalik maailma paremaks muuta ja teda alles hoida. Soome keeles ütlesid sa palju sõnu, aga üks neist eesti keeles viga on soome keeles virhe. Minu meelest väga ilus sõna. Virhe. Eks ole? Milline sõna sulle soome keeles meelepärane või meele järgi on? Ilusa kõlaga. Rauha. Ja sulle, Tatu? Jaa, rauha on kyllä aika hyvä. Entäs se seuraava paras sana? Koko suomen kielestä. Perhe. Kelpaako? Totta kai kelpaa. Pere ja rahu on need kaks sõna ja huvitav on, et neis mõlemas sõnas ka virhes on H-täht sees. Ja mul tuli järgmisena hiljaisuus. Hiljaisuus, minu meelest tohutult ilus sõna. Et mulle tundub, mis mind on nagu soome keele puhul võlunud, on just see, et paljud sõnad on nagu natuke vanemad kui eesti keeles. Ja võro keeles on tegelikult sama lugu, et sõnad on säilinud vanemana. Ja nad on kuidagi loomulikumad ja terviklikumad ja annavad seda mõtet paremini edasi. Näiteks vaikus minu jaoks ei ole päris see sõna. Et hiljaisuus annab palju paremini edasi seda tunnet, nagu, mis vaikuses on. Upea oli mulle üks niisugune sõna, mis on upea ehk suurepärane. Eesti keeles ütled suurepärane ja see tundub eriti tänapäeval, kui seda hästi palju kasutatakse, juba pisut lame, aga upea. Soome keeles on hästi palju neid iseloomustavaid, neid kiva ja hauska ja erinevad ja sellised väikesed sellised iseloomustavad omadussõnad. Ja kui keelt veel iseloomustada, siis ma olen tähele pannud, et kui ma ühe keele pealt teise peale üle lähen, minu hääletoon, intonatsioon ja isegi olemus muutub, põsesõnad tõusevad natukene ülespoole. Soome keel on minu jaoks ympäri-pyöreä, ymmargune keel. Joo. Se on suomalaisia aika usein, varsinkin ulkomailla mietitään, että miksi te olette koko ajan niin vihaisia. Koska me puhutaan iloisetkin asiat tällä tavalla ja se on koko ajan tasaisesti ja rauhallisesti ja ei ole samanlaisia korkeita ja matalia kuin esimerkiksi Ranskassa tai Espanjassa tai Portugalissa, että suomalaiset puhuvat iloisistakin asioista näin ja muut vähän ihmettelevät, että mistäkään se nyt on vihainen ja muistan vaimoni kertoi, että hänen enonsa vaimo on Brasiliasta ja puhuu portugalia ja olivat ensimmäisen kerran tavanneet suvun kesken ja tämä kohtalaisen tuore portugalilainen vaimo tuli sitten Suomeen ja oli hetken aikaa kuunnellut, kun vaimoni Tiina puhui äitinsä kanssa. He oli mennyt keskeyttämään, että sinä et saa puhua äidillesi noin. Ja he olivat iloisena vaihtaneet kuulumisia, mitä on tapahtunut viime aikoina. Ehkä me taas jõudsime sinna 7% juurde, eks ole.
mis teinekord ikkagi ei pea paika, et see 7% on suurema väärtuse ja kõlapinnaga kui see 93. Sest välismaalase jaoks tundub, et soomlane räägib nüüd midagi väga monotoonset või veel hullem halba. Aga just, et vihaselt veel, aga mingite Soomes lasteparki ja kuulake, kuidas moodi vanemad oma lastega räägivad ja te ei kuule ühtegi, kes riigleb. Ka sellepärast, et see on kõik ühtlane puhesorina, nagu öeldakse. Ma olen just minemas Muugimaale oma perega, oma lapsega, nii et kuulen järgi. Kuule, isegi väike müü, kui tal ei oleks ta vihast nägu ja seda kõrget hääletooni, siis ega see ju tegelikult kuri jutt ei ole, mis sealt suust tuleb. Jah, eks tegelikult see oli ka see üks neid esimesi emotsioone, mis ma seal Helsingis ka nagu tundsin, et täpselt see sama, et kuidagi natuke rahulikum. Tadu, mis Eestis sinu jaoks hämmastav on või imeline on? Oikeastaan ei hirveästi, jos mietitään, että mikä on semmoista niin kuin outoa tai ihmeellistä, niin se, että ollaan aika lähellä toisiamme kuitenkin. Se, että kun lähtee vähän Tallinnan satamasta poispäin, niin huomaa, että on aika kotoisa olo. Se on ehkä se niin kuin ihmeellisin asia, minkä tässä on huomannut. Normaalisti, jos Suomesta ajattelee, että lähtee ulkomaille, niin lähdetään Ruotsiin, mikä on erilainen kieli, erilainen kulttuuri ja ihmiset käyttäytyvät aika eri tavalla, ajattelevat ehkä eri asioita. Tai lähdetään Venäjälle, mikä on myöskin hyvin erilainen kieli ja kulttuuri. Ja jotenkin odotin, että varsinkin kun lähtee vähän opiskelemaan viron kieltä ja tutustuu virolaisiin ihmisiin ja kiertää Virossa, että se olisi ollut jotenkin erilaista, mutta pikemminkin siellä on tullut vastaan sellaista niin kuin kodikkuutta ja ihan vähän sellaista, että tämähän on jo tuttua. Että se on ehkä se kaikista ihmeellisin ja kummallisin asia, että lähtee pois tai lähtee kauas, mutta huomaakin, että onkin mennyt aika lähelle. Nyt meni vähän runolliseksi. No, see oli väga sobiv. Selleks, et lähedale jõuda, tulebki teinekord kaugemale minna. Sa kiitsid nii ilusti meid ja seda, et kui ka Tallinnast sõita, et siis tunned ennast koduselt ja siin on ilus ja hea olla. Kas te teate, mina sain nüüd siin Käsmu festivalil teada tänu president Tarja Halonenile, kes siin ka oli 2 päeva ja nautis festivali melu, et Käsmu nime on andnud soomlased. Ja. Teie juba teadsite, jah? Aitäh Maiju, minun eesti keelen opettaja. Maiju kertoi joskus, kun puhuttiin eri Viron alueista ja Viron kulttuurista ja paikoista ja kartanoista ja historiasta. Sieltä on oppinut paljon asioita valmiiksi. Kas sa tead, mitä se nimi tähendas? Mä en mäleta. Kesamo. Kesamo. Okei. See on just kui suvila või suvemaa või midagi taolista. Jah? Ja voi olla. Kesämökki on suomen kielessä suvella. Ja siis, et meil on nii palju ühesuguseid sõnu nagu tuli ja vesi ja tuul. Käsi ja silma ja käsi ja silm, aga meil on ka kahvel ja rahvas. Rahvas tõsi oli vana soome keele sõna, mida väga ei kasutatud. See olla olnud solvav. Ja. Enne kui Helsingi linna ehitama hakati. Aga rahvas oli olemas. Aitäh teile, mida te õhtul kontserdil pakute? Nii. Tulge õhtul kontserdile, kell 5 pealaval. Mängime Runoruniga terve pika ja toreda kontserdi. Ja meil on lugusid maast ja ilmast ja eesti keeles, võro keeles, liivi keeles, vadja keeles, meie lähedased sugulaskeeled. Ja Tadu võtab kõik oma
kellukesed ja trummid välja ja tulge kuulama. Jah, võib-olla, että mä räägin jälleen natuke eesti keeles. Kontsert on siis kell 5 ja Mari Kalkon ja Runarun ja Tadu Viidala. Jah. Tadu, miks sul on selline nimi, mis selle nime taust on? Saad sa kiiresti öelda seda? Se taitaa tulla nimestä Daniel, mutta sen kummemmin en tiedä. Se ei tarkoita mitään kuitenkaan. Se on, taitaa olla joku vanha nimi, mikä on tullut tosiaan Danielista ja olisikohan se Raamatusta sitten alun perin tullut Danielista. Siis Daniel. Ja Danielin nimestä suomen kieleen. Ja esimerkiksi minun nimipäiväni on Tatu, Taneli ja Daniel on kaikki samana päivänä. Veljeni on myös Taneli, että meillä on vissiin tykätty sitten tästä nimestä kotona. Mutta Ehkä Tatu on vähän niin kuin Satu. ehkä, en tiedä. Ja Satu on ju muinaisilta. Aitäh teille ja Aitäh. paljon onnea tänäisen konsertin puolella. Aitäh kutsumasta.